aga meil ongi nüüd põhjust Urmasega siinduda siia nii-öelda keskpõrandale, sellepärast et meie stuudio põrandast, mis hetkel on tühi, saab juba kohe selline, kuidas ma siis ütlen, sportlik tander ühele alale, millel just sel nädalavahetusel on tulemas ka Eesti meistrivõistlused, see on cheerleading ja me oleme siia kutsunud mitte ühe, vaid lausa kahe. Tüdrukud, te võite juba hakata siia kogunema mitte ühe, vaid kahe erineva cheerleading tiimi liikmed, siis osad tüdrukud on TalTechist, osad on Desireest, palun kõik siia põrandale ja me saamegi nüüd anda mitte siis sõnajärje, aga ma ei tea, hüppamisjärje juba tüdrukutele, et näha, kuidas siis üks selline päris cheerleading välja näeb. Nii et tüdrukud, olge head. Watch and remember the name. Come on, folks. Everybody go with the flow. It's giving light, gold. It's giving Mariah, Eva. It's giving Rainbow. It's Gaga. It's giving iconic drama. It's giving gold. We're here to slay and born to shine. On the bus right now, not gonna make it. Now when you go down, 'cause this is my game, and you better come to play. Fourth stars. What's wrong with me? What's wrong with me? What's wrong with me? Suurepärane, kahjuks on aplodeerijaid väga vähest, mul on käed mõlemad täis, oleks tahtnud seda ise ka teha. North Stars on teie tantsutiim ja sina, Marlene Desiree, tulid sealt ülevalt praegu alla. Ma vaatasin, kui te teete nagu seda, siis te loete mingeid numbreid kogu aeg kaasa. Mis numbreid loete? Ja need aitavad meil nagu tõsteta ajastust nii-öelda paika panna. Ehk sa tead täpselt, mis numbri peal midagi juhtub. Aga miks te ütle 2, 4 ja 6? Minu arust te lugesite ainult mingi 3, 5 ja 7 või mis see rütm on? No siis, kui me cheeriga alustasime, siis me ka lugesime nagu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aga meil on nii-öelda lihtsam nagu 1, 3, 5, 7 lugeda nüüd. 1, 3, 5, 7, seda ma kuulsin ka käib ja kogu aeg see luubib siis see 1, 3, 5, 7. Ja, et me teame täpselt nagu, mis ajal, mis on. Ütle seda ka, et miks sa üldse tegeled just selle alaga, et me oleme siin täna rääkinud või näinud pilte väga paljudest aladest? No ma ütleks, et mul on nagu, ma olen leidnud endale väga head sõbrad selle spordi kaudu ja mulle väga meeldib seda teha ka. Sa nendega riidu, ma arvan, ei tohi minna, seda ei püüa sind kinni. Ei, ma arvan, et seda ei juhtu, et ikka alati tuleb kinni püüda. Aga meil siin tekkis arutelu enne, kui me seda proovi vaatasime. Kas su ema ja isa ja sõbrad teavad, et sa käid seal üleval? Ja et nad loobivad sind vahepeal. Me mõtlesime isegi, et me annaks sulle tolmulappi kaasa, et äkki saad prožektori pealt ära tõmmata kiiresti kohe. Ja ikka teavad, eks ema ka ütleb vahepeal kodus, et vaata, et sa siis uue vigastusega trennist koju ei tule. Ehk siis sa oled ikkagi mõnikord vigastuse kaasa võtnud trennist? No mitte nüüd, see ei ole nüüd nagu tihti, seda ei juhtu nagu tihti, aga mõnikord ikka. Milles see igapäevane trenn seisneb? Kuidas te seda kõike harjutate? Ma saan aru, et mingi osa on kava, aga lõppude lõpuks tüdrukud, te olete tugevad selles mõttes, et seda tööd ei saa teha, et kuule, et lähme viskame natukene siin kedagi. Et mis see teie igapäevane trenn on? No väga palju kordusi. Ega väga muud ei olegi. Et lihtsalt kordused kordugu. Mingit, ma ei tea, jõusaali võeti jaksu või? Ja meil on nii-öelda siis meie kutsume seda conditioning trenniks. See on ka
et see on väga oluline, et oleksime ikka õiges vormis. Mitu korda nädalas seda siis? Meie teeme seda ühe korra, aga väga paljud meie tiimis teevad ka nagu iseseisvalt lisaks. Aga nüüd ma olen seda näinud, et teinekord, kui on, et sa ei saa ise minna, et tüdruk, ma olen nõus tulema, viskate üles, aga kinni püüate mind pärast, kui me selle saame kokku lepitud. Ärge noogutage ma Nad ikka noogutasid suurelt lisaks. Suur aitäh teile ja me räägime nüüd selle võistluse korraldajaga ja Signe on siin juba istet võtnud. No Signe, kui teravat tippu, kui teravat kvaliteeti me täna hommikul siin vaatajatele näitasime? No ikka teravat, Eesti mõistes ikka teravat. Et need tüdrukud on need, kes on tõenäoliselt siin meistrivõistlustel oma kategoorias tiitli pretendendid ka? No ma usun küll, jah. Mida tegelikult üldse cheerleadingus nii-öelda mõõdetakse või milles üldse võisteldakse? Minu silma jaoks kõik oli väga kena, ma annaks kohe kullad kätte ilma jututa. Cheerleadingu kohtunikud hindavad siis väga paljusid erinevaid asju, aga laias laastus põhimõtteliselt tehnikat, seda, kui puhas on sooritus, kui sünkroonis on näiteks visuaale, et nii tantsus kui tantsu poole kui cheerleadingu poole peal, et kuidas kogu see kava siis, kui visuaalne see kava on. Ma tean, iluuisutamises on ju konkreetsed nii-öelda kuidas seda siis nimetatakse? Elemendid, eks ju, jah, mida sooritatakse ja need annavad konkreetseid punkte. Kas see, et Marleen lendas siin vahepeal minu silma järgi ikkagi umbes 3 meetri peale, kas see annab midagi juurde, kui see on näiteks kõrgema amplituudiga tehtud või? Nii otseselt nagu reglementeeritud nagu iluuisutamises ei ole, aga jah, selles mõttes, et nad hindavad siis ikkagi seda, et ei ole niimoodi, et nagu elemendile hinnad pannakse, aga pannakse erinevatesse valdkondadesse. Kuidas nende asjadega on, mis siin osadel tüdrukutel on ka käes, mis on bonbonnid või? Ja, need on pompommid, ehk siis pommid. Siin on keskel selline pulgakene ja siit saab niimoodi kinni hoida. See on nagu selline hantel lumehelves. Mis nendega teema on? Nad on lihtsalt efekti pärast või mis nendega? Need on niisugust traditsiooniline siis pom-pom või cheer-tantsu stiilis. Näita mõnda põhiliigutust, et ma ise... No siin saab motioneid teha siis tee. No kõige lihtsam ongi ette. See on high V. Ikkagi neil on kõigil omad nimetused olemas. Ja, bomb motionitel on nimetused olemas. Kas lõpus on veel mingi selline, ei ole mingi lihtsalt, et enda ees neid keerutatakse, ei ole? Enda ees keerutatakse? Et kuidas seda nagu lõpetatakse? Ei ole sellist elementi, ei ole. Liiga lihtne. See on kava sisse käib, kuidas keegi. Kui palju selle ala viljelejaid Eestis on ja kes need treenerid on, kes oskavad seda siis nagu edasi anda? Eestis on umbes 1100 sportlast, kes siis Eesti Cheerleadingu Liidu klubides treenivad ja 16 klubi. Ja no meil on nii Saaremaal, Raplas, Tallinnas, Tartus, et oleme küll suhteliselt noor spordiala Eestis, aga juba vaikselt kasvame. Et näiteks kui esimese meistrivõistlused tegime 2019, siis oli 160 osalejat meil, aga nüüd 7 aastat hiljem on pea 500 osalejat võistlemas. Ma viimase Eesti koondise mängu ajal vaatasin, seal oli see suur trupp, ma ei tea, kellest see koosnes, eks ju, korvpalli meeskondade vahel, eks ju, cheerleaderite tiim, lausa, kes seal väljas käis, mehed, naised, tüdrukud, poisid, et see on ju ilmselgelt ala, kus on vaja nagu väga erinevat tüüpi siis osalejaid, sellepärast, et selge, et keegi, kes lendab, meil stuudios lendas täna Marleen Desiree, eks ju, laps, kes ise lendab ja siis on keegi, kes peab ikkagi suutma selle lennumasinaga kinni püüda, et seal on selgelt vaja nagu erinevat tugevust ja kõiki neid viskeid tehes ja nii edasi. Aga lendaja peab ka tugev olema. Ja lendaja võib üldse kahtlusteta muidugi. Et mille järgi, kuidas te valite ja otsite neid siis tiimi sobivaid lapsi ja noori? No ma arvan, et Eesti spordis nagu üldiselt me võtame kõik vastu, kes tahavad spordiga tegeleda ja siis hakkame neid treenima. Et sellepärast ongi meil väga head treenerid, kes on haritud ja siis vastavalt oskusi ja omadusi ja siis muidugi määratakse need alad siis, mille eest kuhu keegi sobib, et
aga igal juhul kõige olulisem sõnum, millega võib selle asja kokku võtta ja jätta siia kõlama, on see, et sel nädalavahetusel on võimalik tulla neid Eesti meistrivõistlusi kõigil huvilistel vaatama ja see võistlus toimub Sakus. Jah, täpselt. Saku valla spordihoones toimuvad. Aitäh sulle, Signe, aitäh kõigile tüdrukutele. Ma loodan, et teil läheb ka nädalavahetusel kõigil hästi, et saite siin väikese sellise kaamera trenni ka teha.